Tere! Minu nimi on Pille ja me oleme hetkel Pille Pileatese stuudios. Ja kas sa oled Pilatese treeningus käinud? Kas sul on olemas Pilatese kogemus? Kui sul on olemas, siis kindlasti sa tead harjutust 100. Sellega algab Pilatese harjutuskava ja see on soojendusharjutus. Ma tean, et väga paljud Pilatese harrastajad on selle harjutus 100 sooritamisega ikka väga hädas ja teeb ikka tuska küll, kui on nii raske harjutus pandud esimeseks harjutuseks. Kas sina oled seda kogenud? Ka mina mõtlesin kunagi nii, et see harjutus on ju nii raske, et kuigi me saame teha teda lihtsamas versioonis, aga ikkagi ta on raske. Eriti kui sa teed teda ideaalvariandis, oled C-kumeruses, sirutatud jalad, kui sa oled seda praktiseerinud, siis sa tead, millest ma räägin. Ma tahan sulle täna tuua natukene teistsugust vaadet harjutusele 100. Et sa saaksid järgmises Pilatese treeningus võtta kaasa need mõtteterad, mida ma sulle võib-olla täna pähe istutan ja saaksid kogeda või siis ka kohe proovida, kas on natukene teine tunne. Ma soovin, et sa vaataksid ja suhtuksid harjutus 100-sse nii, et see valmistab sind ette treeninguks. Rütmilised liigutused, mida me kätega teeme, siis see matkib meie südametööd ehk me pumpame just nagu ise verd oma kehasse laiali ja sisse hingates, kui me teeme pumpavaid liigutusi, kes siis muusikas on tegevad, siis teavad staccatot ehk siis me hingame ehk me korraks hoiame seda hinge seal vahepeal kinni ja siis olenevalt siis sinu tasemest, kas sa hingad 2 kaupa, hingad 3 kaupa, hingad 4 kaupa, lõpuks me jõuame 5 kaupa ja me teeme seda pumpamist 100 korda. Ja täna ma soovin sulle anda sellise mõttetera, et sa saad harjutus 100-ga arendada oma kopsumahtu. Ehk kui sa hingad välja, siis hinga sisse. Ehk sa tõmbad oma kopsu täis ja hingad oma kopsu tühjaks. Proovime kohe. Alustame seda istudes. Ehk siis pane käed endale roidekorvi ümber. Lase õlad vabaks. Ja proovi mõelda nii, et sa hingad sügavalt sisse. Tunne, kuidas roidekorvi alumised servad nii-öelda lähevad nagu vihmavari lahti ja hinga välja. Ja tunne, kuidas need vihmavari läheb kokku tagasi ümber lülisamba. Sama veel hingad sisse. Ja hinga välja. Nüüd tee väike paus 3 korda sisse hingates. Kas sul tuli see tunne, et su kops läks rohkem õhku täis ja kops läks jälle tühjemaks? Me tegime seda praegu siis 3 jaotades, seda hingamist ja lähme nüüd selili. Sa võid alati panna pea alla väikse kõrgenduse endale, väikse padja ja kõige lihtsam variant, kuidas sa saad harjutust 100 harjutada, on nii, et sa tõstad käed ja pikendad oma käed õlgadest kaugusesse, kael pikk ja hakka sisse hingama ja kätega samamoodi pumpama. Hinga alguses täiesti sügavalt. Ja nüüd tunneta, kui sa nüüd kätega pumpad, siis tegelikult tuleb see rütm sulle sisse.
Kas sulle tekkis see pumpamise rütmis hingamisele ka rütm sisse? Sa võid teha seda ka kahekaupa, ehk siis nii. Ehk siis tõmbad kopsu täis, kops tühjaks, kops täis, kops tühjaks. Ja kui sa oled juba kogemustega praktiseerija, siis sa saadki minna 5 välja. Ehk siis samamoodi hingad sisse. Ehk nii saadki sa endas kogu aeg suurendada seda võimet võtta vastu hapnikku ja saata laiali oma kehasse. Ja ära heitu sellest, et see harjutus just nagu on raske, sest sa võid selle teha alati endale sobivalt lihtsamaks ja kui sa oled tugevamaks saanud, kui sa oled kogemusi juba saanud, siis ehitad üles selle harjutuse raskemaks, nii nagu sa nägid päris video alguses. Ma tegin seda ideaalvarianti. Ma loodan, et sa said väikse mõttekillusid kaasa, et sa oma järgmisesse Pilatese treeningusse saad tuua harjutusse 100 seda kergust juurde, mida see siis peaks sulle treeninguks andma. Jõudu, kergust ja vastupidavust. Ja kui sul on küsimusi, siis küsi julgesti. Naudi oma järgmist Pilatese treeningut.